kuna juhtus siis niimoodi eilse tormi ajal, et jäime oma nii-öelda magamistelgist ilma. Läks katki. Mõtlesime küll, siin Sindi oli väga optimistlik, et parandame ära. Laome siia, ma ei tea, 5 kilo teipi ja siis kleebime veel mingisuguse kangaga üle ja alt ja nii edasi. Jah, minu subjektiivne arvamus oli see, et eks ta üks sükene sita saia tegemine on, aga mul tuli omal idee, et ei hakka seda telki nagu ära viskama. Siin on tegelikult ju päris mõnusalt avar, tegelikult täiesti terve eeskoda. Ja mis ma siis nüüd teen? Ma teen nüüd sellise toreda asjad, võtan nüüd kohe oma taskunoa ja lõikan kõik siit selle nii-öelda magamiskambri osa ära. Siin on mingit laadi nii-öelda kinnitid olemas ja põhimõtteliselt telgi eeskojast saab mul selline laabu moodi asi. Ma tõstan ta oma telksauna kõrvale, panen sinna üles ja saab väga kergesti üles riputada ka sääsevõrkusid ja põhimõtteliselt kui vaja on siin täitsa tehtav ka see, et paneme välivoodid sisse ja saab kööbida, aga lihtsalt ta on umbes nagu laabu sel juhul, et üks külg on avatud. Et ma siis nüüd hakkan seda protsessi kuidagi teostama ja eks ma siis võtan selle nii-öelda jäädvustan üles ka. Ma teen video taaskord, nagu minu stiil on, ühe hingetõmbega. Mina montaažiga ei tegele. Lihtsalt paremal juhul panen aeg-ajalt video pausile. Aga muud ei midagi. Nii. Ma võin ju korraks statiivi siia lähemale tõsta. Meil on siukene taskunoa kasutamise kiiks. Tera on käepidamisest väljas, tähendab lõikan. Ei lõika, automaatne liigutus. Tera on käepidamis. Mitte kunagi ei ole siukest asja, et ma nüüd hakkan midagi tegema ja tera on väljas. Nii, telk on edukalt poolitatud. Selle sodioniku võin veel jätta siia maha. Nii.
mis ma siis korda saatsin. Noh, idee poolest siis läheb mul nüüd üles selline varjualune teise kohta. Aga lihtsalt sealt tagant jääb see uks tõenäoliselt juba peaaegu, võiks öelda, statsionaarselt suletuks. Tegelikult täitsa mõnus siuke varjualune, kus vihma korral ma ei näe probleemi kuskil 6–8 inimesega vajadusel istuda. On täitsa tipp-topp siukene. Kui nüüd see kõik ilusti teostatud saab, siis ei saa midagi muud öelda, et mul ikka pea nii lõikab, et ei saa mütsi kandagi. Okei, paneme korraks pausile ja siis, kui mul on midagi näidata, siis hakkan edasi näitama. Nii, vahepeal juhtus selline asi, et telefonil, millega filmisime, sai aku tühjaks ja ei õnnestunudki seda protsessi siis, kuidas see varjualune püsti sai, kahjuks vaatajateni tuua. Aga mina ei tea, praegu tundub, kuidas see tulemus, oled rahul? No ta seisab püsti. Seisab püsti. Mul ka mäletad ükskord seisis. 2 korda seisis. Tulemus on siin. Aga tegelikult nagu peaks tegelikult kaugemalt näitama siit suuremat plaani. Ehk siis, kui teie telk häbib, ärge ära visake seda. Ilmselt on pool telki veel täiesti kasutatav. Ja siit saaks nagu tõesti see võrgu riputada istumiseks. Siis me oleme telgis, jah. Siin saab teha aksti akna lahti. Ära rohkem tõmba. Aga paneme poisid selle katte siia sisse. Aidake. Vaat nii. Tegelikult ongi mõttekas ilmselt võrk lahti, et tuul käib läbi. Aga siis ta ei ole nii nagu, jah. Kuidas öelda, tuulepüüdja. Aga tegelikult... Okei, vabandust, ma tulen neist ära. Sa teed täpselt vastupidi sellele, mida mina soovisin, et sa teed. Nii, poisid, mine võtta sealt poolt otsast. Mine võtta sealt poolt otsast, palun. No, nii. Ja paneme vot siia niimoodi sisse. Vaat. Niimoodi, jah. Abimehud. Okei, meeldib teile? Jah. Selge. Anna. Seisa. Aitäh. Okei, ma panen kindlalt kätte. Aitäh. No nii. Tegelikult ma olen isegi tulemusega rahul. Vaat. Täitsa okei. Nii, poisid. Teeme taidaa meie vaatajatele. Lehvitage kaamerasse. Terko, lehvitage kaamerasse. Vaat, väga hea. Tšau, paka.